Tere päevast! Täna teen sulle kaardi ladumise tõe ja vale vahel pendeldamine. Ja see ladumine on ühes variandis ja vaatan siis kaartide pealt, et kellele see ladumine sobib, et mul on nüüd ladumise kaardid juba välja tõmmatud, aga vaatame siis seda energiat, et kellele see ladumine siis nagu suunatud või mõeldud on. Ehk siis sa näed, et siin on nagu tähis taevas ja teema oli meil siis, kui pendeldad tõe ja vale vahel. Ehk siis, kui sa ei suuda nagu seda oma sihti leida, et sa mingil määral tunned selle tõe ära, aga sa tunned tõe ära, aga sa nagu kaldud ikkagi sinna illusoorsusesse või nendesse väljamõeldistesse tagasi. Ja siin võib, panen selle siia peale, ja siin võib olla nüüd selline lugu, et kui see vale puudutab sind ja sinu ja teiste inimeste vaheline vale ja sul on olnud raske lahti lasta nendest valedest või on raske lõpetada uskumist nendesse valedesse, mida teine inimene sulle räägib, et sul on raske lõpetada uskumist teiste inimeste poolt või teise inimese poolt esitatud valesse. Ja kui sa tunned, et need valed hoiavad sind justkui nagu kütkes, et sa ei ole vaba, et sa nagu saad aru, aga et sul puudub võimekus teha midagi sellega toimetulekuks. Või siis see puudutas siis sind ja teiste inimeste vahelisi valesid. Ja siit tuli välja ka leevike, kelle puhul siis võiks öelda, et tegu võib olla ka sinu enda valedega. Just nii-öelda sellised sisemaailma valed ehk midagi, mida sa enda sees tõrgud uskumast, et siin ei puudu teised inimesed üldse asjasse, eks ole. Et on need asjad, mida sa valetad endale. Näiteks võib-olla, ma ei tule toime millegagi või midagi sellist, et ma ei saa hakkama millegagi. Tegelikult sa saad, aga sul on mingi muu põhjus, miks sa midagi ette ei võta. Ja ehk siis ja need sinu enda sisemised valed on siis seotud mingisuguste vanade asjadega. Võib-olla see on mingisugune pärand sinu lapsepõlvest või sinu suguvõsast või sinu päritolu perekonnast. Ma ei mõtle siin nagu valed, mida on lihtsalt räägitud, vaid just see, et mingisugused illusioonid, mida on loodud või mingid lossid, mida alles hoitakse. Et kui sa siin selles tutvustavas kirjelduses ennast ära tundsid, siis see ladumine võib sulle sobida. Kui sa ennast siin üldse ära ei tundnud, siis see ei ole sinu ladumine, siis leia endale midagi muud. Mina olen Kaidili Välb ja annan igaks juhuks ka teada, et mõistagi on siin tegu siis üldise ladumisega, see ei pruugigi kõigile sobida. Kui sa tahad isiklikku ladumist, siis siit video alt sa leiad lingi selle kohta, kus sa saad siis ühe kaardi video, isikliku video enda küsimustega endale tellida. Nii, aga läheme siis käesoleva ladumise juurde ja teema siis oli meil see, et pendeldamine valede ja tõe vahel. Nii, esimese kaardina tuli sul välja siin siil. Ja siil valede kontekstis, et annab sulle teada, et need valed ongi nagu need siiliokkad, et nad aeg-ajalt nad torgivad sind ja need valed torgivad sind selleks, et märka mind, et ärka ellu, et ärka üles sellest unest, milles sa ennast ise hoiad. Ja need valed ei lõpe enne, kui sa nagu lõplikult teadvustad või lõplikult oma silmad avad
ja noh, ongi, et nagu valgustud, et nagu see kuu ka valgustab, eks ole, et sa saad nagu lõplikult teadlikuks sellest, et kui see jutt nüüd on teiste inimestega, suhetega seotud ja suhetes olevad valed, et siis sa nagu teadvustad või valgustad endale neid valesid ja saad aru selgelt sellest, et mis on see sinu roll seal ja mis on teiste inimeste roll või teise inimese roll, on ju. Ja et sa tunned nagu selgelt ära ja lõpetad selle mustri. Kui sa nüüd oled üks nendest, kellel oli see nii-öelda sisemaailma valed, meie enda loodud illusioonid, siis see täiskuu kaart ütleb sulle, et saa oma varjudest teadlikuks, oma kitsaskohad, oma sellised omadused või küljed, mida sa nagu ei ole tahtnud seni endas tunnistada. Kui sa jätkad nendes illusioonides elamist, siis välk räägib meile välisest sekkumisest ja see tähendab seda, et kui sa ise midagi ei muuda, siis universumi tasakaalustavad jõud sekkuvad ja muudavad ise sinu elus midagi ära, aga see muutus siis sulle ei pruugi meeldida, sest see võib olla midagi, mis tuleb ootamatult ja mis sinu jaoks võib olla ka ebameeldiv või ebamugav näiteks. Et seetõttu need 2 esimest kaarti, et see siilikaart ja täiskuu kaart siis ütlevad nagu hästi selle kohta, et märka neid kohti, mis sind trigerdavad ja torgivad ja saa teadlikuks, valgusta need pimedad nurgad endas, kas iseenda sisemisel maastikul oma varjud või siis oma suhetes olevad varjud. Siis tuli välja kaart number 39, varga kaart. Ja ta ütleb niimoodi, et sind üritatakse tüssata, et hoia oma silmad lahti. Ja millal sind üritatakse tüssata? Sind üritataksegi tüssata siis, kui sa oma varje ei tunnista või sa oma suhte dünaamikat ei tunnista täielikult. Ei mõista või ei süüvi, ei mõtesta enda jaoks nagu täielikult lahti, et sina oled ka üks nendest elementidest, kes aitab sellel nagu elus hoida. Nii, et sellisel juhul sind püütakse edasi tüssata. Ja vaata, see on see koht, et kui ma ise olen naiivne, siis mind tüssataksegi. Ja kaart number 14 on Varese kaart ja rahvalaulusalm Vares väga linnukene tuletab ka meelde, et ära kaota valvsust ja otsi vaenlasi sõprade hulgast, sest tavaliselt võõrad inimesed, kui meil nendega mingisugune teema juhtubki olema, on üldiselt mängivad avatud kaartidega, et meie oma lähiringkond on see, kes üritab illusioonides ja varjatud maskide taga olla. Ja Vares, siin on nagu künnivaraes, eks ole, et Vares on siis mõnes mõttes ka see sõnumitooja. Varesed ja rongad on need linnud, kes rändavad 2 maailma vahel. Ja võib olla see sinu selline tõe ja vale vahel pendeldamine, kui Vares on 2 maailma vahel lendaja, 2 maailma vahel pendeldaja, on ju. Siis sinu see vale ja tõe vahel pendeldamine võib olla mingis mõttes ka pärand sinu suguvõsa liinis. Et kui sa oled naine, siis võib-olla sinu suguvõsa naistel, kas emal või vanaemal või kellelgi, oli ka sarnane muster nagu sinul. Et mõtle selle peale, leia see koht üles ja vaata, mida sellega teha saab. Et Vares tuli ütlema, et siin on tegelikult võimalik pöörduda ka siis kas oma sisemisel kujutlusrännakul või siis mis iganes, näiteks ka regressiooniteraapia seansi abil oma esivanemate poole ja tegeleda selle mustriga, mis sealt on üles tulnud. Et kui see nii on ja sa vajad näiteks holistilist regressiooniteraapiat või mingit muud teraapiat, siis siit video alt sa leiad ka lingi selle kohta, kus sa saad lisa lugeda. Siis edasi, ja kuna
kuna nüüd see Varese lugu tuli siit välja, ütleme siis suguvõsa või päritoluliini pidi nii-öelda, siis siit on, ja see, mida see siis on tähendanud, see mustrite alles hoidmine, sisuliselt nüüd on talvekaart välja tulnud, räägib sellest, et emotsioonid, nende valede vahel pendeldamisega tekkinud emotsioonid, need emotsioonid, mis sinul üles on kerkinud, on samamoodi lõpuni lahendamata, need on ka lõpuni teadvustamata ja mis veel hullem, need on väljendamata, need on kas alla surutud või külmutatud. Ja sisuliselt see tähendab, et sa kannad neid häirivaid tundeid, mis on väljendamata, kannad neid oma kehas, oma füüsilisel tasandil, oma raku tasandil, kannad neid seal teadvuse tasandil, aga samas, kui nad seal blokeerunult seisavad, siis juhtub see, et nad võivad hakata sul hoopis tervist kahjustama, haigusi tekitama, mingeid kehalisi sümptomeid tekitama. Ja see nüüd on ka see asi, mida saab siis kas regressiooniteraapias näiteks vabastada või vaadelda või üles leida, aga ka muud meetodid on selleks täiesti olemas. Nii, aga läheme edasi, ehk siis külmunud emotsioonid, tunnistamata, väljendamata või ka eitatud tunded. Need võivad olla nii emotsioonid kui ka kehatunded, et näiteks võib-olla su keha juba on kogunud endasse pingeid ja sa tunned mingisuguseid valusid näiteks, mis on siis tingitudki selle tõe ja vale vahel pendeldamisest. Siis järgmisena on sul välja tulnud toonekure kaart. Ja toonekurg tuletab sulle meelde, et tegelikult sinus on olemas mingisugune unikaalne võime või anne, mida sa ei ole endas väljendanud, mida sa ei ole julgenud endas väljendada. Võib-olla osade puhul on ka see, et sa isegi ei ole teadlik sellest, mis see sinu unikaalsus on. Ja siin on nüüd see koht, et seesama, et kuna see valede ja tõe vahel pendeldamine võtab nii palju energiat, et sul ei ole jätkunud jõudu ja stabiilsust või sellist võimekust oma tegeliku minaga, oma selle hingelise või vaimse potentsiaaliga üldsegi tegeleda. Ja see toonekure kaart kutsubki üles, et tegele sellega, et palun tegele endaga, mitte ainult probleemidega enda ümber. Ja nagu kinnituseks sellele tuleb koidiku kaart, et kui sa võtad selle tegelemise, et nagu siit hakkab, et need torkivad valed, need varjud, need vanad mustrid, alla surutud ja teadvustamata emotsioonid, et kui sa sellega nagu tegeled, et siis saabki tulla see uus koidik, et sa saad oma elus siis pöörata selle uue lehekülje nii-öelda värskemal, selgemal ja teadlikumal kujul liikuda edasi. Ja kaart number 4 on segaduse kaart. Ja segaduse kaart ütleb sulle seda, et võib-olla juhul, kui sul on mõni nõuandja, võib-olla mõni ekspert, võib-olla mõni terapeut, võib-olla mõni mis iganes, jurist või sotsiaaltöötaja, võib-olla ka mõni hea sõber või sugulane näiteks võivad olla meie nõuandjad mõnikord, et kui su nõuandja ei ole, sa oled teda nagu uskunud või teda järginud ja ta ei ole sulle siiani, ühesõnaga, see tema nõuanne ei ole toiminud, siis äkki sa ei peaks enam teda kuulda võtma, sest sa näed, et see nõuanne, kui sa oled seda järginud, on toonud su ellu segadust juurde, et äkki sa peaksid seda nõuandjat muutma või vahetama välja või midagi muud selle asemel nagu tegema. Ja kaart number 21 on kindluslinn, mis ütleb sulle, et ole enesekindlam. Järgi oma sisetunnet ja ära karda enda eest seista. Asjad lähevad vaid paremaks siis, kui sa suudad oma piire kehtestada ja ise oma piire hoida, mitte lasta teistel kogu aeg üle sõita või teistel oma tingimusi sulle seada.
Ja piiride kehtestamine ei tähenda jõu kasutamist, see ei tähenda jõupositsioone, vaid see tähendab väga selget, väga konkreetset ja väga teadlikku tegelemist iseendaga ja iseenda väljendamist. Ja siit on välja tulnud siis Skorpioni kaart, kes siis ütleb sulle seda, et need samad piirid, et ka sinu piirid tulevad ilmselt kusagilt sinu lapsepõlvest. Võib-olla see on see suguvõsa pärand, eks ole. Et võib-olla siis, kui sa oled naisvaataja, siis võib-olla naisliini pidi, võib-olla teil on liiga domineerivad partnerid olnud. Või kui sa oled meesvaataja, siis on vastupidi. Siis on teil liiga domineerivad naised olnud suguvõsas, võib-olla on ema liiga jõuline olnud. Et sellega on vaja nagu tegeleda või selle mustriga on vaja tegeleda. See muster on vaja endast nagu lahti saada, liikuma saada. Sest kui sa seda ei tee, siis see toimib nagu Skorpioni astel, et ta torkab sind jälle. Et ühe vale asendad teisega, ühe illusiooni asendad teisega. Ja lõpptulemus on see, et see nagu sisuliselt ei muutu midagi paremaks. Ja siit sellest virnast tuli välja siis ka järgmine kaart, mis on delfiin, ja delfiin kutsubki väga sügavale sisemisele tervendamisele. Terve see valede võrgustik on nagu mustrite rägastik, mis koosneb siis nii füüsilisest, vaimsest, emotsionaalsest kui hingelisest tasandist, ka mentaalsest tasandist. Ja kõikidel nendel tasanditel on oma roll selleks, et see valede muster nii-öelda saaks püsida. Ja delfiin on just siis üks selline sõnumitooja, kes kutsub hästi sügavale sisemisele tervendusele. Ja haigur. Ja kui siin mõni hetk tagasi enne tuli välja toonekurg, eks ole, kes rääkis sinu unikaalsusest, siis haigur just ütlebki, et see unikaalsus on sinu sellise sisemise, ta mingis mõttes on nagu sinu hingemaastikuga seotud, sisemise tasandiga, aga ta on seotud ka sinu kirega või sinu kutsumusega. Et vaata nagu see aspekt, et kui sa nagu järgid seda oma missiooni ja oma kirge, siis nendeks valedeks või pettusteks jääb vähem aega. Ja kaart number 32 ütleb, et aeg tuleb maha võtta, et miks jaoks küll ometi on. Et sa oled keelava ja lubava vahel, see tähendab ka sisuliselt seda, et nagu see valede vahel pendeldamine, et ma luban midagi, ma keelan midagi, ma saan aru, ma tõrgun mõistmast, eks ole. Ja aeg maha tähendab siis sisuliselt seda, et ta ongi nagu mõnes mõttes niisugune enesetervenduslik, et luba endal kvaliteet aega iseendaga. Et sisuliselt ei ole vahet, mida sa seal teed, vaid tähtis on see, et sa lubad endale olla ja sa lubad endale nauditavaid tegevusi, sa lubad endale nauditavaid hetki. Ja kompassikaart ütleb siis sulle seda, et kui sinu tahe on tee, et otsi oma suunanäitaja. Et mis on see, mis näitab sulle või annab sulle tagasisidet siin elus, et sa üldse oled kindla õigelt endast lähtuvalt nagu õigel teel. Sest kui ma pendeldan valede vahel, siis seal taga võib olla see muster, et ma püüan kellelegi meeldida. Ma püüan olla meelepärane, ma varjan, ma pisendan või vähendan ennast mingil tasandil, on ju. Aga mis on see sinu kompass, mis näitab sulle ära, et sa oled õigel teel? Ja kui sa seda sisemist tööd teed oma hingega, valitse selleks siis holistilise regressiooni või mingisuguse muu meetodi, see ei oma tähtsust, et kui sa seda sisemist tööd teed, siis seal on võimalik ka see kompass üles leida, et mis on just see sinu kompass, mis aitab sul õigel kursil püsida. Tavaliselt on meie kompass see,
tavaliselt. Alati on mingisugused variandid võimalikud. Tavaliselt on meie kompass see, kui meie mõistus ja hing ühilduvad ehk hakkavad omavahel koostööd tegema. Kuna mõistus omab tahet ja hing annab suuna, siis sellisel juhul me oleme võimelised elu ja olu ja kõike muutma ja korrigeerima. Ja siit tuligi siis välja järgmine kaart, mis on päikese loojang. Ja see on jälle justkui nagu natukene, need kaardid on kõik siiamaani nagu natuke seda ühte lugu rääkinud. Et mis on siis see, mille sa pead sinna looja laskma? Ehk siis, mis on jõudnud oma elu õhtule sinu elus? Mida on vaja, millest on vaja lahti lasta? Mida on vaja muuta? Millel on vaja minna lasta? Nii nagu päev läheb õhtul looja, et ta ei tule enam tagasi. Sa lased sellest päevast lahti. Sa ei mõtle selle peale, oi, mul on nii kahju, et ma pean selle päeva täna lõpetama. Mis on su elus sellist, millest sa pead praegu, siin ja praegu lahti laskma? Nii, suutsin need kaardid siin ka segamini ajada. Nii, siis järgmine kaart on pööripäev, mis sisuliselt ongi aeg millegi pööramiseks. Ja nüüd sinust sõltub selle valede ja tõe vahel pendeldades, et kas sa pöördud päikese poole, valguse poole, valides tõe tee oma sisemise kompassi järgi, või kobad sa pimeduses edasi, seal varjude riigis. Mõtle selle peale. Siin oli päris palju kaarte, mis andsid sulle nagu vihjeid selleks, mida vaja teha on. Kui sa valid selle muutuse, kui sa valid selle pööramise ja pöördumise ja nii füüsilise kui ka vaimse tervenemise teekonna, varjude teadvustamise, tunnete vabastamise, siis see mõjub sinu elule värskendavalt nagu vihm. Ta peseb su mõtteid, ta peseb su tundeid, ta muudab su maailma selgeks, klaariks, läbipaistvaks, kergeks ja värskeks. Ja sinust sõltub see, kas sa selle valiku teed või mitte. Siis kaart number 37 on välja tulnud ja ütleb, et vaga vesi, sügav põhi. Ehk siis ära lase end katteta lubadustest eksitada. Et ole teadlik, ära tule, jällegi siin ennem oli ka see kaart, et ärka üles, et ära ole nagu uinunud, on ju. Ja salasoov, et kui sa seda kõike teed, millest siin täna juttu on olnud, su salasoovid täituvad. Võta endale hetk olemise aega. Ja praegu tahab tulla läbi see sõnum, et võta seda olemise aega endale iga päev. See on nagu päriselt ka tähtis. Ja vaatame, kuidas me kõik selle jutu saame kokku võtta. Et need kaardid olid siin laotud nagu päikese ring, eks ole, 4 ilmakaart. Et vaatame, kuidas me saame kokku võtta selle kaardi, selle ladumise täna. Et esimene kaart ütlebki, et unista suurelt, ma panen selle kaardi ligemale ka, et ma natukene näha seda pilti ka, et unista suurelt või mõtle suurelt. Et meie elus tihtilugu asjad ei muutugi siis, kui me jääme kinni igapäevaelu pisiasjadesse. Et meil kujunevad välja oma elu jooksul nagu sellised šabloonid, mõttešabloonid või mõttemustrid. Me oleme harjunud teatud kindlal viisil mõtlema ja see ongi meie reaalsus. Aga vaata avaramalt. Näe avaramalt, kui sa vaatad seda kaartide ringi, mille ma siin välja ladusin, et millest need sinu jaoks räägivad, mis siin selles kontekstis see avar vaade on. Siis järgmine kaart annab sellise soovituse, et konsulteeri eksperdiga. Et siin üks merineitsi konsulteerib delfiiniga.
aga konsulteeri eksperdiga, et kes on see sinu ekspert, kes sind selle ladumise teemade puhul saab edasi aidata, sinu tõe ja vale maastikul edasi aidata, kui sa ise oled kinni jooksnud. Vaata, iga asja pärast ei pea ekspertide poole pöörduma. Aga kui sa oled kinni jooksnud, siis see on märk sellest, et tuleb käiku vahetada. Ja siin kusagil lõunakaartide hulgas tuli ka välja see, et kui sinu nõuandja ei ole sulle head nõu andnud, siis vaheta nõuandjat. Nii, järgmine kaart selle kõige juures on isaliini tervendus, isa energia tervendus, et siin võib olla siis sinu isade ja vanaisade energiasüsteem, aga siin võib olla ka meesenergia üleüldiselt ja siin on siis merejumal Neptunit kujundatud või kujutatud. Ja mida see isaliini tervendus tähendab, et vaata siin oligi juttu, et võib-olla kui naisliini pidi, kui sa oled ise naine, siis sul on see domineerivad mehed olnud, siis on seda domineerimist vaja nagu tervendada. Kui sa oled ise meesvaataja, siis ilmselt sa oled selline allasurutum pool, siis on just vaja vabastada seda meesliini allasurutust. Et pööra see nii pidi, nagu see sinul on, eks ole. Ja sellega on nagu mõistlik tegeleda, sest need valed ja tõed ja seal vahel pendeldamine sinu kontekstis on väga tugevalt sellega seotud. Siis järgmine kaart on selline tore liblikas, kes lendab peopesalt õhku ja liblikad on väga suured transformatsiooni näitajad, mis tähendab sisuliselt seda, et see kaart tuligi sulle ütlema, et muutused on kõik võimalikud. Sinu sõbrad või lähiringkond tegelikult toetavad sind ja julgustavad sind edasi minema sellel teekonnal, et liigu julgelt edasi. Et elu kannab sind nagu justkui kätel või elu toetab sind kindlalt. Ja muutused, niisugune hoitus, hoolivus, kergus on erinevatel sinu elu tasanditel juba praegu olemas, et lihtsalt see kaart ütleb, et ava end sellele, et see saaks juhtuda. Ja siis on üks selline kaart, kus siis on 2 inimest hoiavad kätest kuuvalgel. Ja kaart ütleb niimoodi, et imelised hinged on alati omavahel telepaatiliselt ühendatud. Tunneta seda läbi oma südamekeskuse ja tunneta selle hetke võlu ja maagiat ja olemist selles hetkes. Nii, mina tänan sind ja kohtume nädala pärast. Ilusat päeva sulle!